Et suvine rannaskäik pole ainult süütu suplemine või päevitamine, viitab statistika, et mullu tegelesid turvafirma G4S rannavalvurid üle Eesti ligi 7200 avaliku korra rikkumisega. Eelmine aasta G4S rannavalvur tegeles suurem osa sellega, et rääkis lemmikloomade omanikudega, et rannas ei tohi nendega viibida. Ning olid ka rannakülastajad, kes on kasutanud klaastaarat või siis näiteks alkohooliseid sisalduvat jooke, mida ka rannas kahjuks ei tohi tarbida. Samuti olid vetelpäästjate jaoks ühed kõige probleemsemad intsidendid seotud rahvasummas kaduma läinud lastega. Näiteks eelmisel aastal aidati rannas vanemaid leida 44 noorel. Kui näiteks lapsevanemad tulevad koos lastega randa, siis ikkagi hoida silm peal laste peal, sest nemad pruugivad ära kaduda. Et see oli suurem probleem näiteks meil Pärnu rannas eelmine aeg. Kuna seal on väga palju lapste väljakuid olemas, siis nad kipuvad sinna jooksma ja siis lapsevanemad ei märka seda. Väheoluline pole ka fakt, et lapsed on sarnaselt täiskasvanutega veeõnnetuste suhtes haavatavad. Taolisi juhtumeid oli mullu 13 tükki ning need nõudsid 4 alaealise elu. Seejuures on viimase laste riskiteadlikkuse uuringu kohaselt kõnekas, et emad-isad pole kuigi agarad võsukesi ohtude osas harima. Nõnda on ka noorsoo ohuolukordade tunnetus kesisem. Lapsevanemad peaks siis jälgima, et alla 12-aastased lapsed oleks täiskasvanu juuresolekul ikka veekogu ääres ja vanematel siis tuleb hinnata nende ujumisoskust ja vastavalt sellele siis kas saab neid lubada üksi veekogu äärde või mitte. Trakman lisab, et levinud ütlus ära hüppa pea ees tundmatusse vette peab endiselt paika ja mõne ujuvalusega veele minnes tasub kindlasti kanda päästevesti ja arvestada tuult. Eelmine aasta käisime Stroomi rannal, siis oli juhtunud selline asi, et supilaudadega koos muidugi instruktoritega ja päästevestidega olid lapsed vee peale läinud, aga tugev maatuul siis puhus nad mere peale ära, et nad ei saanudki nii-öelda tagasi, et tuli siis kasutada siis merepäästet ja ka siis meie päästevahendeid, et nad sealt mere pealt tagasi tuua. Täiskasvanud inimestele kehtib meeldetuletus, et alkohol ning ujumine ei käi kokku. 52% eelmisel aastal veeõnnetustes hukkunud 42 ohvrist olid alkoholijoobes või selle kahtlusega. Vesi ei andesta, et see on, lähed vaikselt ja teist võimalust ei ole. Kindlasti peab märkama, kus rannas asub näiteks rannavalvestaap. Et juhul, kui peaks midagi juhtuma, siis saab operatiivselt kiiresti nende juurde pöörduda ja abi küsida. Ja kui näiteks rannavalvestaapi koha peal ei ole, siis peab kindlasti vaatama, kas on mingi Päästeameti poolt pandud stend, et kui peaks midagi juhtuma, siis saab kiiresti stendi numbri öelda ja siis Päästeamet saab kiiresti reageerida sinna ja abi osutada.